Tallinnas Lasnamäel võttis üks korteriühistu ette ja tegi maja alla varjumiskoha. Varjumiskoht on rajatud selliselt, et selles on kõik hädapärane olemas. Põhiline on 2 väljapääsuruumist, akende kaetus, varuvesi ja generaatori olemasolu. Rajatud on see kortermaja keldrisse ja maksma läks hinnanguliselt 10 000 eurot. Linnavalitsus on nüüd valmis saanud määruse ja selle volikogu poole juba lähetanud, mis annab ette, milliste elamute keldritesse võiks sellised kohad tekkida. Toetust saaks korteriühistud, millede korterite ruutmeetrid on kokku üle 1200. Kokku on Tallinnas suurusjärgus 8800 korterelamut. Neist suuremaid kui 1200 ruutmeetrit on pisut üle 3000. Nendes 3000 korterelamus elab kokku 340 000 Tallinnas, see on umbes 75% tallinlastest. Need korterelamud, kellel ka tekib kohustus lähimate aastate jooksul see varjumisplaan ja võimalusel varjumiskoht kohandada, neid siis me asumegi toetama, neid on kokku 3000 ja meie selle aasta eesmärk on siis esimesed 200 toetustaatust rahuldada. Täna veel keegi korteriühistutele sellist kohustust peale pannud ei ole, küll on aga menetluses seaduse muudatus, mis siis peaks selle kohustuse panema. Selgelt, et ühistud, kus loetakse iga senti, seda väga lihtsalt ei taha välja anda. Samuti on veel lahtine, mis saab olulistest panipaikadest. Üks väga oluline aspekt varjumiskohtade kujundamise või kohandamise puhul on see, et keegi ei eelda, et need ruumid on päevast üks ainult varjumiskohad. Nii kaua, kuni meil varjumiskohta vaja ei ole ja annaks jumal, et neid ei lähe vaja. Saab neid ju kasutada kõigeks muuks. Saab neid kasutada sellel otstarbel, mille nad täna kasutusel on panipaikadena, keldritena, tehnoruumidena. Oluline on see, et oleks valmisolek sellel hetkel, kui varjumiskohta on vaja, see siis kiiresti paari ööpäeva jooksul kasutusele võtta just nimelt varjumiskohana. Linnapea kinnitab, et hoolimata maad võtnud skeptitsismist on pealinna korteriühistud huvitatud sellest toetusest, mida siis ühistu kohta hakatakse jagama 7000 eurot ja millest 3000 peab ise ühistu leidma. Olukorda ei pea täpsemalt ju inimestele selgitama, me kõik ju saame aru, missuguses julgeolekuolukorras me elame, aga kui me räägime konkreetsetest probleemidest, siis ma arvan, et siin on oskused ja raha on 2 takistust põhiliselt olnud ja me püüame lahendada mõlemat, ehk siis see toetusmeede on väga helde, võib öelda, et me enamiku sellest kulustatab linn enda kanda varjumiskoha ümberkujundamisel, mis ei ole tavapärane loogika korteriühistute toetamisel, tavaliselt ju enamiku siiski korteri või siis varaomanik peaks, ehk siis korteriühistu kandma. Et siin me tuleme rahaga väga tõsiselt appi ja me näeme ette ka seda, et meil tekivad konsultandid, spetsialistid, kes tegelikult siis ka need tehnilised küsimused aitavad korteriühistul ära lahendada. Pealinnas on juba 12 korteriühistut, mis seda teed on läinud, aga seda on ilmselgelt vähe. Linnavalitsus loodab, et kõik vajalikud seaduseaktid saab volikogu tasandil kiiresti korda aetud selliselt, et avaldusi korteriühistutelt saab vastu võtma hakata juba alates 1. juulist.